Tervist, täna on 28. mai ja saan öelda tere õhtust, sest kell on tegelikult 9:30 õhtul. Mõtlesin, et ma tavaliselt teen oma videosid, hakkan hommikul pihta, aga täna ma alustan siis õhtul. Ja on olnud tegelikult 2 väga toredat töökat päeva. Kuna me avame oma talu ja ka kohviku 11. juuni, siis praegu on hästi nobe. Seega vahel nagu, ütleme nii, et see video läheb ka hiljaks. Aga ma võtan kokku ennast, ma luban. Aga praegu, vaadake, mis ma tegin. Ma tegin just, viisin tööriistad ära ja tegin väravat. Värav on olemas, siia ette on võrk ka juba tehtud. Näpp on sodi, juhtus. Värav on homme hommikul läheb värvi alla ja läheb ette. Ja kuhu ta läheb? Nimelt läheb ta siis selle 0 meetri aia ette ja see aed on enam-vähem valmis. On saanud kivide äärde, on võrk, kohe näitan, kus võrk on siis, et merisad ja jänesed pisiksed sellest silmusest läbi ei läheks. Ma pean teise sõrma võtma, see on verine. Siin on peenem võrk nüüd, nipukade kinni ja siis sealt alt kinni tuleb veel, väite tule hästi ära, võrk siia, et nad ei hakkaks kohe alt läbi kaevama ennast. Võib juhtuda, et me peame katma kogu selle aia põrandavõrguga, aga loodame, et ei, seda saame jooksvalt vaadata, kui nad hakkavad meeletult kaevama. Aga praegu on siis, ma arvan, see on äkki 50 senti. On see võrk nagu niimoodi lai, et ja kivid on peal siis. Kivid on peal ümber ringi ja on see aed nagu olemas. Homme ma üritan ehitada siia niisuguse maja. Ma tahaks teha tegelikult ideaalisti sisse siukest, lähme eemale, vaatame eemalt. Ma tahaks teha siia siukest 3 korrusega nagu ala väikest muumimaja, siukest kõrge torni see keskele. Mingite rõdudega, et nad saavad tulla, rõdud vaat vaadata, see oleks lahe. Ja see värav siis tuleb siis siia ette. Põhimõtteliselt täpselt samasugune nagu teised väravad, aga see aed saab siis nagu üldmulje hakkab kätte saama. Nii äge, tegelikult nii tore asi. Ja see on siis see aed, kui me tahame inimesi nagu sisse ka lasta. Et see oleks nagu lahe. Võt. Tegelikult on meil 2 päeva siin juba sadanud. Täna õhtul nüüd klaaris ära, tuli silm taevas ja natuke päikesed, nii tore. Aga muidu sajab ja see on tüütu, siis ma ei saa filmida. Nagu meeletult häirib see. Aga panin ka Vassanti lammaste maja raami selles mõttes kokku. Neid nurkasid, mis notsudel juba on korralikult välja lükatud, neid ei ole praegu niisugused ajutised puud, mis hoiavad. Neile meeldib sügada ennast see vastus. Ja neile tegime niisuguse euroalusest ja laudadest ka niisuguse varjualuse ajutise, kus nad saavad minna päikesevarju, pigem päikesevarju. Nad nagu selles mõttes ilmastikku muidu ei karda, aga päikesevarju just peavad nad saama minna. Ehk seal on nagu see päikesevari ka praegu ajutiselt olemas, mis on neile 2 täiesti küll ja veel, sest on tegelikult nad mahuksid 4 ka siin sisse. Vot, et notsud ja lambad ja siin ääres on ka, notsud ei ole lõpuni veel, aga siin ääres on ka kivirida olemas ja kivid lähevad ja lähevad ja lähevad ja siin on pikk rohi ja kivid lähevad ja siit ümberringi sinna poole ka, aga kes nägi juba, mis meil on siin aias? Nimelt tõime me siis täpselt seesama päev, kui me lubasime nandud ära. Filmisin ka alguses suure hurraaga filmisime, läksime praami peale, ootasime ärevusega oma nandusid, aga seal juhtus siuke õnnetu lugu, et transpordi käigus, kuna neid oli tegelikult ühes suhteliselt väikses keskkonnas 5 tükki väikses autos, siis kui meie enda 3 tükki sealt kätte saime, siis üks oli juba siit täiesti verine ja tiib oli verine ja ilmselgelt korraliku traumaga, ehk siis see võttis nagu, eks see on keeruline hetk siukene, et siis nagu jäi see filmimine, kus kurat, et proovisime teha, et linnul oleks hästi ja proovisime ise säilitada kainet mõistust ja kõik muu, aga kui me ta enda autosse saime, siis 15 minuti jooksul ta suri kohe ära. Selles mõttes me ei jõudnud aga mitte kuskile. Ehk siis meie 3. nandu suri kohe, kui me ta kätte saime, sest tal olid vigastused. Ja sinna ei ole meil midagi teha, peale selle, et see lihtsalt masendab korralikult korraks, et sükene, mulle ei meeldi, kui linnud, loomad, süütud linnud, loomad saavad surma lihtsalt tegelikult inimeste lolluse pärast, nii võib öelda küll. Aga heal noodil meil on 2 tükki ja
tundub, et on emane isane, see on siis emane. Ja ta on nii sõbralik ja nunnu, ma ei saa praegu teile muidugi näidata, sest ma filmin üksi, aga ta on sükene, kes tegelikult täiesti sööb käest ja kõnnib järgi ja talle saab pai teha ja ta on nagu ülinunnu ja armas. Et siin ta on meie uued sõbrad, nandud. Nendel ei ole veel nimesid, neil tuleb nimed panna ja ma arvan, et meil on emane isane ilusti. Tundub selles mõttes, et loodame, et tuleb ka järglasi, aga siin nad on nii ilusad, nii ägedad linnud. Selles mõttes, et ma poleks uskunud, et nad mulle nii palju meeldivad. Selles mõttes, nad on nagu tõesti ägedad. Et sükene lahe nende juures. Ja teine on siis siin tagapool. Teine on natukene rohkem šokeeritud sellest transpordist tõenäoliselt, aga kohaneb ka ja sööb ka käest selles mõttes, aga temale peab nagu rahulikumalt lähenema. Et tema on praegu siin nurgas, peidab ennast. Eks kell on nii palju, kell on juba 10 õhtul, et nad vaikselt juba tuduvad siin, aga nad toimetavad siin aias ringi ja söövad rohtu. Selles mõttes ma arvasin, et nad söövad rohkem oma seda nandutoitu, aga enamalt nad on praegu värske peal rohkem, et nad ei tunne üldse puudust väga. Aga annan neile ilusti õuna ja porgandit ja käest täiesti, et nad söövadki käest ja see on nii lahe. Ägedad loomad. Kuna suure uraaga nad siia sisse sai lastud ja siis tundus kohe nii lage ja et nad tahaksid kindlasti natukene varju ja et neil oleks peitumiskohta, kui keegi neid häirib ja kohe vihmasel päeval Padavai metsa läksin, kaevasin jälle meeletult suure mulla juure ja mättaga välja siis sarapud, need on samamoodi minu kõrgused, suured pundid ja ma kulutasin selle peal tegelikult vist terve päeva põhimõtteliselt, et neid kaevata, sest ma kaevan nad tõesti sügavalt, et nad ei ole isegi lehti väga lasknud niimoodi kuidagi norgu, sellepärast et nad ongi kaevatud tervelt välja. Vot, ja siis panin 3 tükki siia niimoodi, et neil on nüüd võimalus tulla näiteks siia taha rohkem peitu, eks ole, siia põõsaste varju. Need muidugi lähevad ju hooga kasvama, et linnulooma aias muidugi saavad natuke väetist ka mõnusalt ja kasvavad kiiresti ja ruttu. Ja muidugi panin ka siis siia poole, kus see üks all magab juba, mis on nii armas, 2 kasepuud. Kaevasin ka sügavalt välja. Need on nüüd siuksed 2,30 pikad, 2,5 meetrit pikad, et need on noored kased. Need kasvavad nüüd aeglasemalt, aga panin siia poole kased ja siis ma arvan, et see on haab. See oli lihtsalt sarapude sisse põimunud, nii et ma panin selle ka maha, et ei sureks niisama. Ja siis siia ette, siin on nüüd siuksed natuke metsikumad kirsivõsud, mis on siis kasvavad meil seal kirsipuude all, et ma võtsin need, nad tuli niikuinii maha, võtsin, mõtlesin, ma kaevan nad välja ja panen siia, et siis siia taha poole tekib natukene võsastik. Ja sinna poole siis sarapuud ja siia mõlemad suured puud, et neil oleks see varjuline koht ka ja et nad saaksid, et oleks sükene looduslik mõnusaed. Aga nad on nii ägedad. Ja kui me nad tõime, siis nad on tegelikult, nad suudavad ennast, kui nad kõnnivad 2 jalal täiesti ajada, on nii kõrgeks ennast, et nad on mulle kuskil siiamaani, on ja, ehk siis see tagumine aiaosa, mis meil on siin selle suuraia ümber, see tundus lihtsalt nii madal, kuna nad on nii nagu sellised erilised, hinnalised linnud, siis tekkis kohe hirm, et aga mis siis saab, kui nad keegi hirmutab nad üle nagu sellesse aeda, et nad saavad siit läbi või üle või kuidagi. Siis, et endal, nad ei tahtnud seda teha, aga et endal oleks süda rahul, siis ma ostsin aiapaneelid. Tugevad aiapaneelid ja enda kõrgused, niimoodi, et kui nad nüüd kõnnivad siin, siis nende pea ulatab ainult siiamaani, mitte sellest peenest võrgust üle traataiast, mis siin on. Et nüüd siin on nagu suured paneelid ja panin samal õhtul, kui ma tõin, 11 ajal panin need kõik siia kinni ära, et välimine aed on nüüd tunduvalt kõrgem kui see sisemine. Sisemine on ka paneelidest, eks ole, tugevatest paneelidest, aga ta ei ole nii kõrge. Aga tagumine on nüüd kõrge, turvaline, nii et minu süda on rahul ja seda oligi vaja tegelikult. Ja nüüd lähme üldse vaatame siis seda minu põhiprojekti, mida ma nüüd siis 2 päeva teinud olen tegelikult, sest lõppkokkuvõttes eelmine aasta kohvik oli tegelikult täiesti vinge ja populaarne meie jaoks, aga et enda elu teha lihtsamaks ja et pakkuda midagi veel paremat ja ägedamat, siis kohvikus on vaja kööki.
siiamaani me tegime lihtsalt fritüüri ja olid kokteilid, kohvi, siuke rahulik väike kohvik, aga nüüd me tahame pakkuda ka midagi, et kui kellegi on päriselt kõht tühi ja et oleks endal nagu jooksmist vähem, sest meie sügavkülmad asjad on kõik muidu seal teises majas, siis on vaja korralikku kööki kohvikusse ja eile võtsin kätte, hakkasin ehitama siis kööki kohviku jaoks. Täna on see hoone olemas. Siit eemalt on kohe näha, kus on uus osa. Meie vana kohvik ja siis siit alates on siis uus osa ja uus osa on täiesti kinnine. Siitpoolt täiesti kinnine ja seda hakkasin eile ehitama ja täna sain katuse peale ja ongi olemas. Ja siitpoolt ka täiesti, filmin alasti praegu, siitpoolt ka täiesti kinnine. Et see Mirge lubas selle homme ära immutada, siis ta läheb sama tooni nagu teine. Aga siuke täiesti kinnine osa juures kohvikul ja muidugi pidin lõhkuma natuke seda enda tööd, mis ma eelmine aasta tegin. Saagisin seina sisse augu ja seal ta on. Lähme vaatame sisse ka, seal on pime muidugi, õhtu on ju. Nii, nüüd me oleme siis siin sees. Siin on siis uks, siit läheb välja, eks ole. Siin on ilus betoonpõrand tegelikult. Ilus betoonpõrand ja selle vahe ma pean ka nüüd täis valama ja siit väikse kaldtee, kuna see on madalam seal ja see tähendab seda, et ruum on kõrgem. Et siukene. Siukse ruumi ehitasin juurde siia taha ja see tuleb nüüd siis seest värvid ilusti valgeks, seinad katame PVC-ga tõenäoliselt ja siia tulevad siis külmkapid, gaasipliit, siia nurka tuleb kraanikauss, nii et siukene ruum sai siis meile 2 päevaga siia juurde, nii et tegelikult väga suur asi tehtud. Nii kurb oli saagida puruks neid riiuleid, asju, mis eelmine aasta siit läksid, mis ma tegin, aga see mõttes nüüd on olemas ja see pole veel valmis, aga see teeb väga palju lihtsamaks elu edaspidi nii kohviku mõttes külastajatele kui muidugi ikkagi Mirgele, kes seal köögis toimetab. Nii et kohvik saab endale köögiruum on olemas, nüüd on ainult viimistlus ja nipet-näpet, tegelikult 2 päeva kohta väga mõnus areng. Et ma sain ta üllatavalt ühtlaselt kokku ka teisega, kuna tal on ka valatud vundament kõik all ilusti, siis see üleminek, kui ta on ühte värvi, siis ei olegi väga hullusti näha, nii et ta on juurde külge ehitatud sinna. Aga nüüd ta on tunduvalt suurem ja nüüd võiks tegelikult juba teha siit terassi suuremaks ja nii edasi, nii et arenguruumi on. Ja see õhtusse veel, enne kui täiesti pimedaks läheb, meil siin, see ei ole nagu mingi uhkeldamise koht, aga meil lähinud diivanid talveks õue, eks ole. Me ei tea, kas me nendest selle aasta lassi saame, võib-olla kui surnupesuga puhtaks pesta ära kuivatada, võib-olla saab, aga see pole oluline. Jutu point on see, et üks väike kääbus sinikaal tegi sinna alla pesa ja tema semmis tegelikult loodusliku sinikaelaga ja oma pesad sinna tegi, lasime talle seal auduma minna ka ja tal on nüüd tibud. Nad on tegelikult praegu, et teised neile viga ei saaks teha, on nad seal punases niinimelt kanatraktoris ja seal ta istub oma tibud ja tibud on tal praegu peidus, lähme homme filmime neid ka, aga tal on tibud ja see on nii nunnu üllatus. Täiesti minitibud on, miniparditibud on ja, et see on nii lahe. Vot selline nunnu ülevaade siis praegusest sellest, mis on juhtunud, toimunud. Läks ju jahedaks ja vihma sajab iga päev tüütu, sellepärast pardid ka ei saa praegu siia, aga homme tuleb siis kaevata kaabel maa sisse, nüüd viime korralikud kaablid, asjad, teeme nii nagu peab ja arengud toimuvad. Lõpuks on ilus selles mõttes, mulle meeldib, kui on suvi tulemas ja kui on suvi, et siis on nagu kõik on nagu äge. Nii et tänaseks kell on 10 läbi, tõmbame otsad kokku. Hommik saabub tõenäoliselt kell 8, sest homme tulevad meil küll Aivo jälle appi ja alustame hommikul vara kohe meie siin. Nii et homme vaatame, on ju. Tere hommikust, hommik käes. Täna on selline tore päev, kus tulid 2 noort tegema tööd meile ja jube töökad, tublid.
tore, et selliseid noori ka veel on. Kaevavad täna siis meil kraavi kaabli jaoks kohvikusse ja igale poole maa sisse nüüd on aeg panna korralikud kaablid, mis on mõeldud sinna maa sisse ja muidugi köri sisse veel, eks ole, ja et nad ei oleks voolukadu, et pinge jõuaks õigesse kohta ja üldplaanis siis see peavoolukilp, see loomaosakonna peavoolukilp tuleb siis meil sinna uude pakenduskeskusse, et sinna toome kõik kokku ja siis toome ka juhtme siia samma uuele loomaalale ära. Nii et vaatame, palju nad täna jõuavad, korraks 100 juba, et ehk saame täna kaablid maa sisse, see oleks nagu ülituus ja suur asi ja üks väga-väga kasulik, aga hiljem nähtamatu töö, kui läheb tegelikult päris korralik hulk raha, et läheb kõik maast ära, hiljem kasvab rohi peale, keegi ei näe midagi, aga selle eest hiljem on meil samas hea vool igal pool olemas, nii nagu peab ja tehtud nõuete kohaselt ja kohvik on kindlasti üks kõige tähtsamaid kohti praegu, nii et kuna seal on kõige rohkem elektritavaari. Ise mina praegu käisin just, nuinutasin siis oma nandusid, viisin neile just süüa, nad on nii ägedad, nad on tõesti ägedad, ehk siis ma ei ole harjunud sellega, et keegi teine teeb tööd mul. Et see tundub, et sellega peab ennast harjutama ka, sest ei ole loomuomane, et avastama ise meeletult palju tööd, aga see, et teisi kamandada, väga keeruline. Aga nandud on siin hommikus. Ei tundub, et ei lähe väga suveks. Selles mõttes on niisugune sajune ja vihmane jahe, aga nandud on hästi. Nad söövad väga, nüüd söövad nagu tublisid, teavad, kus toit on. Üks on seal. See on see nii-öelda emane, nagu ma ütlen, ja teine on seal. Teine on, mina arvan, et isane siiski. Et selles mõttes ma arvan, et meil läks väga hästi. Ja see on väga sotsiaalne, see on see tüüp. Ta tuleb kohe hea meelega vaatama, kus inimene on, äkki toob midagi head. Et selle video kindlasti staarid on need tüübid. Ta tuleb kohe vaatama, mis mul on. Ta tahab pai ja head. Et ma pean selle õuna tooma. Said praegu nandu toitu reaalselt graanulit, et ta ikka tahaks midagi maiustust. Nii ägedad. Teine tüüp on seal taga, anneta. Tšau! Võt, ma arvan, et selle video tõmbamegi siit kokku. Ma täna filmin kindlasti kõvasti veel, sest kui tulevad küljev ka veel appi meile, siis nagu täna toimub kindlasti palju, et selles mõttes on väga lahe. Mina panen kindlasti täna värava ette sellele nunnumeetri aiale ja äkki saame siia selle maja ka valmis. Teie senikauaks olge tublid, share'ige, like, jagage, olge mõnusad ja kellel on huvi, siis suvel näeme ja muidugi tšau! Ha ha ha!